Nii, tere tulemast taas Kevin Murphy Eesti Facebooki lehele. Ja täna siis räägime taas toodetest, jagame natukene Kevin Murphy armastust ja üleüldiselt siis keskendume juuksehooldusele seekord rohkem, aga taaskord ma ei ole üksi teie ees siin täna, et minuga on koos armas Eliise ja kohe ma toon tema ka ekraani peale. Nii. Tere kõigile minu poolt ka, rõõm teiega koos siin olla. Mina olen siis Kevin Murphy Eesti müügiesindaja siin Lõuna-Eesti pool ja tänase laivi puhul on midagi erilist. Ma väga julgustan kõiki kommenteerima, jagage oma kogemusi hoolega, sest et meil on laivi lõpus välja loosida üks üllatus. Nii et pange hoolega tähele ja olge väga julged kribama. Just nii, ja see on küll väga-väga põnev ja asumegi siis kohe asja juurde, jah? Jah. Just, okei. Ma siis panen su jälle peitu korraks. Pane peitu. Ja tänase teemad siis, tänane teema on siis Hydret ja Repair tootesarjad ja te võite küsida või isegi võiksite pakkuda, mis te arvate, mille pärast oleme pannud kokku siis sellise niisutava juuksehoolduse ja juukseid taastava, parandava juuksehoolduse. Et võib-olla võite juba kommentaarides märku anda, kuidas teile tundub, mis võiks see põhjus olla. 2 sekundit ootan vastuseid. Ja tegelikkuses on see küsimus siis või see põhjus siis väga lihtne. Tihtipeale tekib selle juuste hooldamisel selline küsimus või tõstatab õhku selline murepunkt, et kas on vaja rohkem sellist niisutust või on vaja rohkem sellist taastamist. Et see tegelikult on omavahel väike seos ja muidugi üks ei välista teist, eks ole, aga tihtipeale võib olla lahendus palju lihtsam, kui te arvate siis oma juuste hooldamise juures. Nii et sukeldumegi siis nüüd sügavamini toodetesse ja alustuseks räägime siis niisutavatest toodetest. Ja kõige esimese asjana on meil siis siin olemas Hydret Me Wash. Muuseas, mul praegu tuli meelde, et ma unustasin ennast täitsa tutvustada kohe alguses. Eliise tegi seda tublisti, aga mul jälle see eetripabin sees, et juhul, kui te ei ole meie varasemaid laive näinud ja ei ole ka mind varem näinud, siis minu nimi on Risto ja siis Kevin Murphy Eesti koolitaja. Ja räägin siis omast kogemusest, töötan ka juuksurina juba vist 15 aastat või juba rohkemgi ja koolitajana siis juba 6 või 3, et jah, siis räägin oma kogemustest siis toodetega ka, et mitte ainult siis õpikutarkusi, ütleme niimoodi. Aga toodetest siis edasi, et Hydret Me Wash on meil siis esimesena listis ja millega on siis tegemist. Tegemist on siis tugevalt niisutava šampooniga, sest meil Kevin Murphys on siis tooted nimetatud võib-olla natuke teistmoodi. Kõik šampoonid on meil washid ja kõik balsamid on meil rinsid ja on veel siis selliseid tootenimetusi, milleni me jõuame ka, et sellega aega on. Aga põhimõtteliselt siis, mis washi puhul, Hydret Me Washi puhul võiks esile tuua, on see, et tegemist on siis šampooniga, mis on võib-olla kõige rohkem suunitletud siis, võiks öelda siis keskmiste kuni paksemate juuste poole. Et mis sobivad sellistele õhematele juustele, saame ka siin tulevikulaivides rääkida, aga üldjuhul see ei tee ka õhuks juuksed raskeks, aga sihuke tugevam soovitus on siis keskmised kuni paksemad juuksed. Ja mis siis teeb selle Hydret sarja või Hydret Me Washi eriliseks? On selline tore koostisaine nagu kakaduploom. Ja see on üpriski unikaalne ja kuna Kevin Murphy on Austraalia bränd, siis on paljud koostisosad meil ka Austraalia päritolu. Ja selle kakaduplomi näol on siis tegemist sellise taimega, mis siis suudab Austraalia kõrbetingimustes ellu jääda ja seeläbi leiti ka, et see on väga hea selline komponent siis, mida kasutada šampoonis, et jällegi kui kõrbes suudab see taim elada, siis ta suudab ka meie kuivadele juustele anda niisutust. Olete muga nõus, ma loodan. Saatke südameid mu poole teele, kui olete. Ja mis siis veel võiks ära mainida, et kakaduploom on ka tegelikult üks maailma tugevamaid antioksüdante, et ta on väga kõrge C-vitamiini sisaldusega ja seeläbi siis aitab siis
lukustada ja juurde anda see juustesse seda hädavajalikku niiskust või niisutust, mida siis kuivad juuksed vajavad. Samamoodi siis on kuningakepiõli lisatud sellesse šampooni, mis on siis rohkelt omega-6 täis või suure sisaldusega, ütleme niimoodi. Ja see aitab siis juukseid pehmemaks muuta ja seeläbi siis ka on nad palju kergemini käsitletavad. Et eriti hästi sobib ka nendele tegelikult, kellel on tugevad lokkisjuuksed, sest lokkisjuus, me teame, on alati janune, eks ju. Ja siis Hydrat-sari sobib ka nendele tegelikkuses väga-väga hästi, isegi kui on sellised õhemad juustega tegemist. Siis järgmine toode selles tooteliinis on meil siis Hydrat-Me Rins. Ja nagu ma rääkisin, siis meil on rinsid on siis balsamid, et see tasuks siis meelde jätta. Ja selle täpselt samamoodi tegelikult siis suur sisaldus kakaduploomist ja ühtlasi siis aitab ka samamoodi seda niisutust säilitada ja juustes kinni hoida, lukustada seda sinna sisse. Ja ühtlasi on siia lisatud ka siis jojopaestrid, mis siis ka annavad sellist pehmust juustele, teevad nad kergemini käsitletavaks ja aitavad ka pusasid välja kammida. Nii et kuivadel juustel väga hea siis kasutada neid kahte või siis vastavalt vajadustele kombineerida. Ja muuseas üleüldiselt, kui räägime, mille järgi valida tooteid, siis tegelikult ka tasuks alati silmas pidada, et need ei pea olema kõik muidugi ühest sarjast. Et võib lähtuda isegi sellest rohkem, et ütleme šampooni valikul, et millised juuksed on või millised on sellised probleemid, millega me tegeleme. On nad siis kuivad või on peanahk kuiv või on siis peanahk rasune või mis iganes kohevust vaja, mis iganes see mure võiks olla. Ja sealjuures siis põhimõtteliselt saab valida siis selle järgi šampooni ja balsami selle järgi, mis sa tahaksid, et juuksed oleksid. Nii et jah, need on siis sellised trikid-nipid, mille järgi siis seda teha saab. Siis järgmiseks on meil mask, Hydrat-Me mask. Ja mask on ikkagi maski nimetusega ja kui te olete varasemalt meie laivides tähele pannud, siis on selline eraldi lugu ka selliste pakenditega, mida me siin näeme. Seal on tegemist siis sellise viisnurkse pakendiga. Need eelnevad olid siis sellised nelinurksed ja sellised viisnurksed pakendid tegelikult tähistavad ka seda, et tootel on natuke rohkem sellist ravivõimet või sellist turgutavat toimet. Nii et on nad sellised kenad näevad välja, eks ole muidugi, ergonoomilised käes hoida, et ta on siis peopesa järgi disainitud ja samas siis see teadmine, et tal on midagi on ekstra juurde lisatud, et siis intensiivistada juuste sellist raviprotsessi või igapäevast hooldust. Ja mis siis Hydrat-Me maski puhul võiks esile tuua on, siin on ka sees sellised piisikesed graanulikesed, mis tegelikult on siis põhimõtteliselt sellised kokku surutud vitamiinimolekulid, võiks öelda. Ja need siis juuksega ja veega siis kokkupuutel plahvatavad juukse pinnal ja seeläbi annavad siis värske koguse annuse vitamiine siis juustesse sisse, aidates siis seeläbi veelgi rohkem ravida juukseid, toita neid ja samas aidata siis ka niisutada, mis on siis selle sarja põhiline selline eesmärk. Siis võiks veel komponentidest siit välja tuua näiteks kibuvitsamarja ekstrakt, mis on siis koos tulvil asendamatutest rasvhapetest, mis aitavad samuti niiskust hoida ja siis ka on sellele ekstraktil siis ka vananemisvastane mõju, mis annavad juustele tervisliku volüümi ja samuti ka läike, nii et ei maksa karta seda, et see teeks siis juuksed raskeks ka seeläbi. Ja lisaks on veel siis ka bergamotipuuvilja ekstrakt, mis on siis ka samamoodi väga tugev antioksüdant või antioksüdantidest rikas ja see aitab siis juuste ja peanaha sellise tasakaalustamisel. Nii et siinkohal võiks ka alati ära mainida, et kui teil on tegemist sellise kuiva peanahaga, natuke kestendava peanahaga, siis võite ka julgelt kasutada siis Hydrat-Me sarja tooteid, aitamaks siis selle kuivuse vastu võidelda. Ja maski puhul siis nagu ikka tegelikkuses, et võiks siis olla
5-10 minutit see juustel, ennem kui te selle maha loputate. Ja mis veel võiks ära mainida, on tegelikult see, et kui kasutate maski, siis kui te mäletate, kui te olete märganud, siis meie Kevin Murphy tooted baseeruvad nahahooldusel, eks ole, mida ma olen siin varasemates laivides korduvalt rõhutanud. Siis tuleks see kombineerida või lähtuda ka natuke nahahoolduspõhimõttest. Et kui te mäletate, me eelmine kord rääkisime koorimisest, eks ju, võiksite seda teha aeg-ajalt. Et juukseid ja peanahka koorida siis nendest jääkidest, mis on sinna võinud koguneda. Seejärel me puhastame siis šampooniga. Siis me toidame, milleks me saame kasutada siis maski ja kõige lõpetuseks võiks ka panna tegelikult niisutuse, milleks on siis ka see balsam ehk rins. Ja see siis siuke 3-astmeline süsteem aitab tegelikult tagada sellise maksimaalse tulemuse. Et muidugi võib seda maski ka omapäi kasutada, ei ole sellest mingit probleemi, toimib ta väga kenasti, aga sellise maksimumefekti hästi kuivade juuste puhul saab tegelikult, kui need isegi niimoodi 3 toodet korraga kasutada ühes korras. Vahepeal küsin Eliise käest, kuidas meil läheb? Läheb kenasti, meil on kuulajaid, meil on vaatajaid. Siis Kristine on meile palju päikest saatnud vahepeal. Ja, ma näen, panen selle ekraanile ka. Hei Kristine! Kes meil ei olnud päris alguses kohal, siis ma tuletan meelde, ütlen uuesti. Tänase laivi lõpus on meil ka üks eriti magus auhind välja loosida kõikide kommenteerijate vahel. Jagage oma arvamusi, oma mõtteid. Ja üks küsimus mul on, Risto, sulle. Juhul, kui keegi ei julge küsida, siis kui kaua oleks õige ühte maski peas hoida? See oleks siis mõistlik kuskil 5-10 minutit. See sõltub nüüd siis sellest, kui kuivad on juuksed või kui palju teil aega on ka tegelikult, eks ole, et alati tasuks arvestada seda, palju endal oleks aega. Aga ütleme, et selline 5 minutit oleks ikkagi nagu vajalik kindlasti, et ta saaks toimida. Ja hea oleks ka muidugi, kui need ei ole täiesti sellised läbimärjad juuksed, et see võiks olla selline niiske või siis retku kuiv isegi, aga peaasi, et ei oleks läbimärg, et ei tilguks otseselt. Ja siis ta toimib nagu kõige paremini. Vastas see su küsimusele? Ja, väga hästi, aitäh. Okei, super. Aga siis liigume edasi. Teeme nii, jah? Teeme nii. Räägime siis edasi Untangled, mis on siis meie selline juustesse jätav balsam põhimõtteliselt. Ja on ta siis sellises spreipudelis, et see on üks väga-väga tore asi, mida kasutada näiteks just laste puhul. Et ütleme, teil on selline väga leebe pehme šampoon, milleks võib olla balancing wash, mis on täiesti selline igapäevane Kevin Murphy tooteliinis siis olemas, et see sobib ka väga kenasti lastele. Tal ei ole mingisuguseid võrdes siis mingisuguseid toimeid peale selle, et siis tulla vastu siis juuste ja peanaha sellistele igapäevastele vajadustele, et samamoodi ta ei kuivata peanahka, ta samas annab piisavat niisutust juurde ja siis ka hooldab ja puhastab loomulikult. Aga jah, laste puhul seda soovitaks ja sinna juurde siis Untangled, mis aitab väga hästi, nagu nimigi ütleb, pusad välja kammida ja samamoodi siis ka hooldada, toita juukseid ja panna ka selle juukse soomuskihi kinni. Et kui te näiteks laste puhul või isegi, kui te olete selline kasutaja, kes väga ei armasta balsamit, ei usu mingi pärast sellesse, et teeb juuksed raskeks või kardate seda, et teeb raskeks, siis kindlasti võite alustada siis sellise pähe jätava balsamiga. Et see tegelikult väga kenasti teeb selle balsami töö ära, mitte küll täielikult, aga ikkagi on tulemus oluliselt parem kui siis, kui me üldse balsamit ei kasutaks. Et ikkagi aitab juuksepinna siluda. Ja mis on selle puhul ka tore, on see, et Untangled sisaldab ka sellist õrna kerget kuumakaitset, mis on siis 93 kraadi. Et ka sellise föönitamise tegelikult, kui kasutate föönitamise alla, ta väga kenasti siis aitab selle kuuma juustest eemale hoida. Ja ühtlasi on siin ka siis selline tore koht, kus rääkida siis nendest Austraalia päritolu koostisainetest. Nimelt on siis selles spreis on siis lisatud sellised 6 Austraalia supervilja ekstraktid, mis on siis ka põhimõtteliselt kõrbe ja kõrbetest ja vihmametsast siis pärit sellised komponendid. Ja need on siis sellised väga põnevad nimetused, milleks on siis kõrbelaim, Austraalia ümarlaim, mõõkjoa okkaline jugapuu, Austraalia sõrmlaim, burdekiniploom ja juba meile kõigile tuntud kakaduploom. Nii et need on siis need 6 sellist
komponenti, mis on siis väga-väga tugeva sellise hooldava mõjuga ja tõesti päästavad iga juukse siis sellisest kuivusest ja aitavad need taaselustada. Muidugi proovige seda siis neid 6 komponenti öelda kähku, eks ole, et need on üpriski sellised keerulised sõnad, mida välja hääldada, aga töötavad seejuures ikkagi väga hästi, eks ole. Ja põhimõtteliselt, mida võiks veel siis välja tuua, on ka bambuse ekstraktid, mis on siis lisatud Untangledisse, mis on siis väga tugeva sellise toitaine allikana ja seetõttu on siis ka juukste sellisele üldisele tervisele väga kasulikud ja hooldavad, nii et kindlasti soovitaks. Siis edasi on meil veel üks selline lukstoode, millest ütleme sellisest nooremast õest, kui nii võib öelda, ma juba tegelikult rääkisin meie üle-eelmises laivis siis või, kus me rääkisime juuste hooldamisest kodus. Või see eelmine, ma ei mäletagi, kas see ise mäletab, aga ühesõnaga oli meil Shimmer Me Blonde. Oli see eelmine või üle-eelmine? Mulle tundub, et üle-eelmine. Siis minge üle-eelmisse tagasi, saate vaadata, mis blondidele on siis pakkuda sarnaselt välja. Aga selline, mis algselt siis sai välja töötatud, selline Shimmer Me Blonde nii-öelda klassikaline, kui te näete, esialgu tundub ilus pakend ja kõik nii kena, eks ole, aga kui me hakkame seda toodet keerutama siin sees, selles pudelis, siis aktiviseeruvad sellised väikesed mineraalid, sellised mikaosakesed siis põhimõtteliselt, mis me kutsume seda selliseks meelelahutuseks pudelis. Nii et ta tegelikult väga ägedasti hakkab meil mänglema siis siin sees ja see pakub siis ka sellist optilisi peegeldajaid või valguspeegeldavaid osakesi, mis siis aitavad sellist sära ja ütleme sellist elujõudu ja vibrantsust nagu juustele veelgi rohkem juurde anda. Lisaks muidugi on ta siis juba pakendi järgi ka saame aru, eks ole, et ta on 5-nurkne, see tähendab, ta on natuke midagi ekstra. Et tegemist ei ole lihtsalt siis sellise säraspreiga ja tegemist ei ole ka lihtsalt siis glitteriga, et nagu ma ütlesin, on siin sees siis sellised eksklusiivsed ja üpriski hinnalised mikaosakesed, mis siis peegelduvad seda valgust ja samamoodi on siia lisatud siis ka neid 6 supervilja, millest ma ennem rääkisin. Nii et kui on meeles, lugege need praegu oma mõttes ette veel korra. Aga lisaks on siis siia veel pandud sellist supertoitu, mida võiks juustele, ütleme juuste puhul siis kasutada, on siis ahvileivapuu seemneõli, mis tegelikult, kui olete näinud pilte või kuulnud varem ahvileivapuust, siis see tegelikult on üks selliseid vanimaid ja kõige pikaajalisema elueaga puu ja ta on väga-väga võimas. Nii et juba selle puu selline ürgne jõud, siis ütleme nii, mis on sellesse tootesse lisatud, aitab siis samamoodi seda tugevust juustele juurde anda ja siis seda kõrgetasemelist niisutust ka, et siis sellistele kuivadele juustele. Ühtlasi saame kasutada tegelikult seda väga mitmeteks otstarveteks, et me võime muidugi panna seda kõige lõpetuseks juustele lasta, et anda siis sellist sära ja läiget juurde. Samuti tegelikult aitab ka kammitavust parandada, sest tal on väga palju neid eeterlikke õlisid ka sees, eks ole, mis seda juukse teeb oluliselt selliseks siidisemaks ja säravamaks. Aga ühtlasi saame ka seda kasutada ka föönitamise alla, näiteks panemegi ennem föönitamist peale ja mis ta teeb siis juustes on see, et kui meil näiteks on sellised rätikukuivad juuksed, siis selline õline konsistents aitab meil tegelikult seda kuivatusprotsessi kiirendada, et see õli justkui lükkab selle vee nagu ülelikse vee siis juuksest välja ja seeläbi siis saavad juuksed kiiremini kuivaks, nad on niisutatud, toidetud ja samas ka siis säravad. Nii et selles mõttes väga selline multifunktsionaalne ja muuseas, mida saaks ka veel ära mainida, on, et ta sobib ka väga hästi keha peale. Ja kui teil on sellised kuivemad nahakohad, saate seda sinna peale kõnasti kanda või siis ka näiteks lihtsalt lähete välja kuskile, lasete siis dekolteele, et oleks siis sellist sära ja sädelust natukene ka, et siis sellisteks pidulikeks sündmusteks sobib ta ka kehale väga hästi, mitte ainult juustele. Et nagu öeldud, nahahooldus juustele, nii et see toimib ka väga kenasti naha puhul. Kas meil on tekkinud mingisuguseid küsimusi vahepeal? Jaa, Julia on küsinud meie käest, kas Untangle balsamit võib kasutada ka kuivadel juustel või peab peale pesu kasutama? Seda võib kasutada ka kuivadel juustel, nagu ma ütlesin, see tegelikult aitab ka meil pusasid välja kammida. Nii et väga hästi sobib ka nii-öelda järgmisel või ka ülejärgmisel päeval juustele kandmiseks, et
siis nad lahti kammida, kui on pusad tekkinud või lihtsalt, et pakkuda siis sellist natuke niisutust uuesti. Sest olete ju ka tihti tähele pannud, eks ju, et mingil teisel-kolmandal päeval, kui te veel pesta ei taha, eks ole, siis võib-olla peanahk on natukene juba hakkab mustaks minema või juukse juurest juuksed ja otsad on justkui natukene rabedad või kuivad, et siis väga hästi sobib ka sinna kuivadele juustele laskmiseks ja läbikammimiseks. Nii et soovitan kindlasti. Siis vaatan, et Kristi ütleb Karolile, et seda oleks vaja. No nii, väga hea, siis Karol, ma loodan ka jälgib, saab siis Kristile hankida, mida vaja oleks. Nii, rohkem vist hetkel küsimusi ei ole? Rohkem hetkel ei ole. Selge, siis liigume edasi ja muidugi julgelt andke märku, sest ärge unustage, meil tuleb loosimine lõpus. Nii et või kuulutame siis välja, mis täpsemalt tuleb. Aga järgmisena siis liigume edasi repair-sarja suunas, et sellistest niisutavatest komponentidest ja toodetest juba rääksime, nii et Hydrat-sari on siis põhimõtteliselt läbi käidud. Ja nüüd siis on sellised ravitooted. Nüüd küsimus või ütleme, kõige alustuseks oleks mõistlik võib-olla vaadata koostisosadesse, et kui te tähele panite või kui te olite meiega algusest peale koos, siis me rääkisime sellest, et tihtipeale võib tekkida selline väike segadus sellest, et kas mu juuksed vajaksid rohkem sellist niisutust või nad vajaksid konkreetselt ravi. Et seal tegelikult tihtipeale võib olla sellised momendid, mille peale me hästi ei mõtle ja võime natuke segadusse sattuda, sest nagu öeldud, eks ole, üks ei välista teist, aga tihtipeale saab palju lihtsama vaevaga siis oma muredele lahenduse, et ei pea nagu minema väga süvitsi raviprotseduuri, et teinekord on lihtsalt võib-olla ka niisutust kergelt vaja juustele. Ja kõigepealt siis ennem, kui me hakkame toodetest rääkima, räägime koostisainetest natukene või sellistest põhilistest komponentidest, mis siis selle ravisarja juures on, et lihtsalt aitaks meil natukene mõista paremini selle sarja kasutegureid. Ja kõige esimene asi, mida me kindlasti peaksime vaatama või mille peale mõtlema, on siis proteiinid. Et ütleme, väga paljud ravisarjad sisaldavad proteiine, aga mis need siis reaalselt on või milleks nad seal on? Et tegelikult proteiinid ehk siis valgud on põhiline koostisosa, nendest on aminohapped. Ja me teame, et on olemas siis 20 erinevat sellist aminohapet, mida meie keha vajab ja samamoodi tegelikult ka juuksed, eks ole. Et on osa nendest, mida keha ise ei tooda ja neid tuleks juurde anda ja osa, millega me põhimõtteliselt keha saab ka ise hakkama, eks ole. Ja nüüd, kui rääkida koostisest, siis 90% meie juustest koosneb tegelikult proteiinidest ja 7% siis koosneb veest. Nii et selline tasakaal siis. Kui nüüd on meil siis erinevad keskkonnamõjud või oleme ise natukene liiga agaralt kodus hooldanud või ütleme siis toimetanud oma juustega, kas siis harjanud või föönitanud ilma kuumakaitseta või mis iganes kuumutanud juuksed tunduvad, siis see tegelikult lagundab neid proteiine. Ja seeläbi kaotavad siis juuksed sellist niisutust ja muutuvad ka selliseks nõrgaks, et nad murduvad kergemini, nad on rabedamad juba käega katsudes, eks ole. Et seepärast on tegelikult hästi oluline kasutada proteiiniga selliseid hooldusvahendeid juustes, et aidata seda proteiinide ja vee tasakaalu siis seal paigas hoida. Ja kui me siin nüüd räägime siis veest, ehk siis niisutusest ja proteiinidest, siis seal tekibki vahest see küsimus, et kui näiteks meil on proteiinidega kõik hästi, eks ole, meil see 93% näiteks, meil seda mõõta ei saa reaalselt, aga ütleme, et nendega on hästi ja me lisame neid juurde, siis tegelikult seeläbi me muudame juuksed natuke liiga jäigaks, et siis jääb võib-olla seda vee osakaalu seal väheks ja nad muutuvad liiga selliseks just jäigaks ja kangeks ja nagu me kõik teame, mis ei paindu, see hakkab murduma, eks ju. Nii et tihtipeale on see ka põhjus, miks justkui näiliselt terved juuksed, mida igapäevaselt hooldad, mille eest nagu kannavad väga hästi hoolt, hakkavad siis murduma, et tundub justkui põhjust ei oleks. Aga üks selline põhjus võib olla see, et näiteks just see niiskustasakaal seal on paigast ära ja tuleks rohkem seda vett sinna juurde anda. Et siin tekibki see moment, et proteiinisarjad on toredad, aga näiteks antud hetkel see juus vajaks hoopis sellist lisaniisutust, mitte nii väga seda proteiini seal sees. Ma loodan, et
oli mõistetav see seletus seal juures, et vahest võivad need asjad natukene keeruliseks minna. Aga mida ma siis ära mainiksin veel, et proteiinidest on siis ka olemas põhilised loomsed proteiinid ja taimsed proteiinid. Et kes on selline tugev tervisesportlane, see teab siis ka, et taimsed proteiinid annavad meile üht, eks ole, kui sisse sööme või oma toidu seal menüüs kasutame ja loomsed proteiinid siis midagi teist, eks ole. Aga juustes on, Kevin Murphy kasutab siis põhiliselt taimseid proteiine, mis tegelikult on siis oluliselt kergema sellise võimega siis juuksekarva imenduma. Et kehas näiteks taimsed proteiinid imenduvad natukene raskemini, aga juustes see-eest väga hästi ja mis on veel oluline aspekt seal juures on, et juustes taimsed proteiinid on peaaegu et kaalutud, mis tähendab seda, et nad ei tee meie juukseid raskeks. Nii et väga selline kasulik info, mida teada ja mida siis võib-olla millele mõelda, kui me valime oma tooteid. Nii ma korra igaks juhuks vaatan, kas meil on ka mingeid küsimusi tekkinud siin vahepeal selle koha peal. Vist ei ole. Ma siit ei näe. Okei, väga hea. Siis kui teil tundub, et ma ütlesin väga hea, aga tihtipeale mul pärast laive tekib see, et kas sai väga hästi seletatud või üldsegi mitte hästi, kui küsimusi ei ole, et see natukene jätab sellise otsad lahtiseks minu jaoks, aga ma loodan, et oli seletus siis täitsa selline mõistetav ja ei läinud nagu liiga süvitsi nüüd siis ainekeemiasse, sest kindlasti ma ei ole keemik. Teine selline komponent, mida me siis näeme oma sellistes hooldustoodetes, on ensüümid. Ja ensüümid on siis tegelikult samamoodi selline proteiiniliik või üks osa sellest, aga nendel on siis selline võimendamise selline aspekt juures, et ensüümid on justkui sellised boosterid, mis siis proteiinid tööle panevad ja kiirendavad siis seda protsessi, et nad juustes saaksid siis teha, mida nad seal tegema peaksid. Et jah, ühesõnaga sellised reaktsioonistarterid siis võib isegi öelda veel selle kohta. Et teise elemendi, milleks on siis see proteiin ja siis juuste vahel, eks ju. Samamoodi siis ensüümid lukustavad lahti ja suurendavad ning muudavad teise elemendi tugevamaks, ehk siis koosmõjul näiteks proteiiniga on see mõjuvõim selle proteiinil oluliselt suurem ja ta saab siis palju rohkem ära teha, kui ta võib-olla üksi saaks. Nii et seetõttu siis meil see juuksehoolduses teeb hoolduse protseduuri või sellise hooldava efekti palju kiiremaks, palju intensiivsemaks ja tihtipeale viib ta tegelikult ka selle palju sügavamale juuksestruktuuri, ehk siis see ravi toimub juba sellistes aluskihtides, mis siis aitab tegelikult seda kogu juuksestruktuuri pikapeale siis oluliselt tugevamaks ja paremaks teha. Et see ei ole näiline ja selline optiline ja natukene katsutav, vaid on ka siis tõesti juukse sisemuses tuleb selline tugevus ja tervis. Ja samuti suudavad siis ensüümid hoida neid proteiine siis sellises lipiidses olekus, mis on siis põhimõtteliselt selline tarretiselaadne olek. Ja see on meile tegelikult kasulik selle poolest, et proteiinid siis kinnituvad juuksesse, seal kus siis on vaja või need tekivad need tühimikud, eks ole, ja samas neil jääb see nõtkus alles. Nad siis kiirendavad seda protsessi, see toitmine, parandamine seal käib, eks ole, aga samas on juuksed nõtked, paindlikud ja elastsed. Et see on ka hästi oluline meil siis selle hoolduse juures, jällegi selle samal põhjusel, et kui midagi enam ei paindu, siis ta hakkab murduma, eks ole. Nii. Ma loodan jällegi ensüümidest ka ei läinud liiga keeruliseks. Ma vahepeal vaatan, et siin on küsimusi tekkinud. Ja, Kaia kirjutas meile. Kaia küsib, et kuidas klient saaks kodus ise selgeks teha, et kas tal oleks vaja proteiini või niisutust, kuna paljud ajavad selle sassi. Seda tegelikkuses saab ka lihtsalt sellise tunnetuse baasil natukene ka aru. Sa mõtled kõigepealt läbi oma ajaloo mingis mõttes, millega sa nagu tegelenud oled seal. Et kas sa oled ilusti kasutanud selliseid kuumakaitse tooteid? Kui palju reaalselt, ütleme, sa niiskest peast näiteks või peale pesu siis hakkad juukseid harjama reaalselt. Et see on ka näiteks üks asi, mis ei ole tegelikult väga mõistlik. Et sellise laia piidega kammiga, nagu meil on näiteks Texture Comb, Kevin Murphy'l on tegelikult super hea niiskeid juukseid lahti kammida. Sellise harjaga lihtsalt käib selline rapsimine ja ta
kuuled juba ragin on taga, et see tegelikult niiskes olekus juuksed on hästi tundlikud ja see põhjustab tegelikult meil seda kahu ja samas ka võib põhjustada suuresti sellist pinnapealseid selliseid kahjustusi siis juustel. Et see on üks asi, mille peale tuleks mõelda, siis see muidugi palju me oleme seda kuuma kasutanud juustel, kas sirgendanud ilma kuumakaitsega või niimoodi niiskeid juukseid hakanud sirgendama, eks ole, sest lihtsalt aega ei olnud või tegime mingid soengud, kus me panime ikka tangi maksimum kuuma peale, sest siis jäävad lokid paremini sisse. Et kõik sellised aspektid on nagu olulised. Need nagu oluliselt mõjutavad seda juukse struktuuri reaalselt, seda tugevust, seda paindlikkust, seda jõudu, mis juuksel endal on. Et kui enamik nendest momentidest olid jah vastused, et kurbusega tunnistad endale, et sa oled seda teinud, siis oleks mõistlik võtta mingisugune proteiinisari või proteiini komponent vähemasti juurde ja vaadata, kas sellest aitab. Teine asi on muidugi see ka, et kui võtta salkjuukseid ja lihtsalt tõmmata läbi sõrmede, kui sa tunned, et see otsaosa või üldiselt muutuvad otsad siis selliseks hästi krobeliseks, kui on sellist kahjustust, no üldiselt helendatud juuksedki näiteks, põhiliselt on siis nähtav sellise keemilise kahjustuse puhul ka, eks ju, et kui nad on väga sellised rabedad ja karedad, siis võiks ka mõelda mingisuguse proteiinihoolduse peale, mis aitaks siis seda juust taas turgutada ja ühtlasi võid sa võtta ühe karva siis silma ette ja lihtsalt vaadata, kuidas ta paindub, kuidas ta sul käitub, kui natuke sasida, kas ta läheb tagasi, kas ta on selline elastne, ütleme siis niimoodi. Et see aitab ka tegelikult tihtipeale aru saada seda, et kuidas on selle elastsusega, kuidas on selle juuksekarva tugevusega, et see aitab nagu päris palju. Ja tihtipeale võib see olla keeruline see välja selgitada ja siinkohal nagu juuksur muidugi oskab võib-olla kõige paremini soovitada seda õiget hooldust sulle. Aga niisutuse puhul on ka see, et lihtsalt igasugune kahu või kuivus, mis juustes on, või ka mingil määral selline murdumine tänu sellele kuivusele, aitab ka siis suunata sind tegelikult siis selle niisutava sarja juurde. Nii et ma loodan, see vastas küsimusele. Kui oleks vaja veel täpsustada, siis võite seda julgelt teha, et ma hea meelega täpsustaksin. Et ma loodan, et jällegi ei läinud iga keeruliseks ja pikaks see seletus. Kuidas tundub, Elise, on siin midagi veel? Jaa, Kerli on meile kirjutanud. Kerli kirjutab, tere, olen alles õpilane ja mulle meeldib, et saan siit uusi teadmisi. Väga toredad ja harivad koolitused. Aitäh sulle, Kerli. See on nii armas tagasisida praegu. Aitäh. Ja, väga hea meil on kuulda seda, et ongi tegelikult meil kõige parim aeg õppida üksteiselt. Erinevatest platvormides on väga palju erinevat informatsiooni, nii et see on hästi tore, Kerli, et sa seda aega niimoodi kasutad ja see tegelikult, kui lõpuks pääsed tagasi õpingute juurde või siis ka salongi praktikale või juba tööle, siis on hästi kasulik kindlasti, et on palju, mida siis oma sellistest tarkuse varasalvedest võtta siis ja praktiseerima hakata, nii et aitäh sulle ja katsume siis hoida ikkagi lippu kõrgel, et jätkata sama stiilis selliste koolitustega. Siis põhimõtteliselt ma arvan enam-vähem kõik edasi antud, mis ma plaanisin, siis nendest ensüümidest, proteiinidest ja saame rääkida siis rohkem meie ravisarjast. Et see nagu põhimõtteliselt nendel kahel momendil, mida ma just mainisin, suuresti baseerubki. Et esimene asi siis kindlasti, mille me võtame siit, on meil Repair Me Wash. Jällegi me näeme, eks ole, et see on 5-nohtne pakend, see tähendabki ja meil on tegemist, eks ole, selliste ravimist vajavate juustega, siis on see igati loogiline, et meil on siis sellises pakendis sügavalt ravivate toimetega siis selline sari või šampoon siis võtta. Nüüd, mis siis Repair Me Washi puhul tuleks siis esile tuua juba, on see, et ta on ikkagi mõeldud siis sellistele kahjustunud juustele, eks ju, mis tähendab ka seda, et selline puhastav efekt ei ole kindlasti nagu süvitsi väga tugevalt ei lähe juustesse, ja see on kasulik meile tegelikult selleks, et sealt ei tõmmataks siis välja pesu käigus siis kõike head, mis meil seal on, pigem on mõte siis juurde panna, eks ole. Ja siin on ka juba ära kasutatud siis meie sellist seda ensüümide ja proteiinide siis tehnoloogiat, ehk siis on siis kogu selles tootevalikus on siis kasutusel ananassi ja papaia ensüümid, mis on siis või mille sisse on siis pakendatud rohelise herne proteiin, mis siis koosmõjul tekitavadki sellise lipiidse taretlislaadse sellise aineosakese,
mis siis läheb meil juustesse, kinnitub seal, jääb seal nõtke ja samas teeb siis oma maagiat, aidates meil siis juukseid ravida ja taaselustada. Et siis bromeliin siis sellest ananassist ja papaiin siis papaiast on siis need ensüümid, mis on siis rohelise herneproteiini ümber ja aitavad seda siis raviprotseduuri teha. Ühtlasi on siis ka meil sarjas Repair Me Rins, on siis selline tumedam siline ja siin täpselt samamoodi on meil siis see rohelisest hernest proteiinid, eks ole, ja siis jällegi ananassi ja papaia ensüümid. Lõhnad on neil nagu maagiliselt mõnusad ühtaegu värsked ja samas ka sellised magusad, et kui üldiselt enamikel asjadel on sellised natuke maalähedasemad, natuke rohkem sellised maalähedased, siuksed mõnusad neutraalsemad lõhnad, siis sellel on siuke magus, aga samas värske, et see papaia ja ananas kuidagi annab siukse väga-väga mõnusa lõhna siia juurde, nii et väga paljudele klientidele nagu super hästi meeldib, nii et see on siis Repair Me Rins. Ja mille võib-olla natukene rohkem peatuks, oleks siis sellest siuksest nii-öelda pesutoodetest siis Restore, mis on meil siis puhastav balsam. Ja need 3 komponenti oleks näiteks sellise, kui on väga tugevalt blondeeritud, juba natuke katkevad, sellised väga tundlikud juuksed ja väga kuivad juuksed, siis oleks need 3 komponenti, mida näiteks võiks klient kodus kasutada. Ja see protsess läks välja niimoodi. Näiteks ütleme, inimene peseb 3 korda nädalas pead, mis oleks selline mõistlik vahe siis, et näiteks esmaspäev peseb pead tavalise šampooni balsamiga, on need siis näiteks siis Repair Me Wash Rins, eks ju, et peseb pea ära nagu tavaliselt, eks ole. Siis kolmapäeval pesed ainult Restore'iga, mis on siis meil puhastav balsam ja sellest ma tegelikult ka, ma arvan, olen rääkisin eelmises laivis, kus ma tunnistasin ka seda, et alguses, kui see toode välja tuli, siis mul oli selline umbusk veidikene, sest et ma olen kogu aeg arvanud, et mis sobib kõigeks, ei kõlba mitte millekski, aga tegelikkuses pidi nagu oma sõnu sööma ja vigasid tunnistada on tore, kui sa saad sellest ju tegelikult kasu sellest tootest, eks ju. Et mis ta siis teeb, on see, et ta ühtaegu nii puhastab meil juukseid ja peanahka, kui ka hooldab. Et jällegi, kui meil on sellised väga tundlikud, väga õrnad juuksed, siis meil ei ole vaja sealt võtta asju ära, vaid pigem me tahame kogu aeg juurde anda toitaineid ja sellist elujõudu juustele. Ja siis ongi selleks 1 pesu nädalas siis asendatud sellise puhastava balsamiga. Ja siin on siis põhimõtteliselt on sellised pindaktiivsed surfaktandid, mis aitavad siis nii-öelda keemilisel tasandil siis seda puhastust teha, et meil ei ole siin mitte midagi sellist, mis võiks olla näiteks sellise vahutava siis efektiga, eks ole, et ta ei lähe vahtu nagu šampoon, et kui te esimest korda kasutate, siis seda peate kindlasti arvestama, et väiksest kogusest 1-2 pumbatäiest täitsa piisab ja ei maksa oodata, et tuleb suur vaht sellest. Ja 2 minuti jooksul tuleks siis peanahka ja juukseid masseerida, enne kõike peanahka, sest et kui te juba loputate, siis juukse otsad saavad juba sellest puhtaks, eks ju. Aga põhiline selline massaaž ja puhastus käib ikkagi peanahal. Kui teil on väga-väga kuivad juuksed, siis te võite, mida ma kuulsin ka siin ühest laivist just isegi mõni aeg tagasi, et kanda esimesena näiteks juukste otstele selle Restore'i ja sealt hakata siis masseerima siis peanahale. Aga 2 minuti jooksul tuleks seda massaaži teha, selleks siis, et see puhastusprotsess saaks siis toimuda sellisel nii-öelda keemilisel tasandil siis ja mehaanilise massaaži kaasabil siis, eks ole. Siis loputate selle välja kõik ja seejärel võitegi vabalt teha, mis see järgmised sammud oleks, kas siis soengus settida või lasta lihtsalt õhu käes kuivada ja ongi valmis. Nii et kui te jällegi trennidesse pääsete, eks ole, siis on väga hea kasutada ka seal tegelikult seda ühte pesu, et ei ole vaja mitmeid erinevaid selliseid pakendeid kaasa tuua ja saab oluliselt kiiremini ja lihtsamini siis pea puhtaks. Mida soovitaks, kui on teil näiteks mingi eritehnika juustel tehtud, on see siis balayage või mingi sombre variant, ühesõnaga, kus on siis juuksejuur on kas siis naturaalne või täitsa selline oma naturaalset tooni, eks ole, ja otsad on sellised helendatud ja natuke võib-olla kuivemad, siis
võib seda ikkagi endiselt kasutada, aga kindlasti ei tasuks nagu rohkem kui kord nädalas siis või vähemasti siis vahepeale kasutada siis šampooni. Et lihtsalt kuna ta on niivõrd rikkalikult toitev, siis see puhta juukse või peanaha tunne ei ole niivõrd püsiv, et kui te korra nädalas teete ja järgmine kord juba sellega, siis kõik on ilusti kena ja toimib hästi, et pea püsib täitsa mitu päeva puhas ja kõik on kenasti. Loodan ma sellega jälle natuke liiga keeruliseks läinud selle seletusega, aga põhimõtteliselt jah, kanda juustesse, niisketesse juustesse, 2 minutit masseerida, loputada välja ja saate teha, mis tahate. Ja see oleks siis nagu see vahepealne pesu ja siis näiteks reedel siis pesete jälle šampooni balsamiga täpselt nii nagu tavaliselt. Niimoodi. On küsimusi tekkinud vahepeal? Kuulen Eliise liitas. Jah? Julia küsib, kas Repair Me šampooni tuleks kasutada ainult peanahal või ikkagi kogu juukse pikkuses? Selles mõttes šampoonidega on alati niimoodi, et seda tuleks ikkagi masseerida pigem rohkem peanahal. Et selline kerge, et käia nagu otsad läbi pärast on täiesti piisav ja põhiline rõhk ikkagi puhastusetapis on keskenduda peanahale, sest seal on meil need rasunäärmed, juukse otsad tegelikult ju ei higista meil, jah, sinna võib jääda siis mingisuguseid õhus levivaid mingisuguseid jääke või siis ka veest või mis iganes, aga see tegelikult juba tuleb maha sellise loputuse käigus ja kui te kasutate ka Maxiwashi, siis näiteks korra kuus või paari nädala tagant koorimiseks, siis on nagu tegelikult väga hästi, et seal ei ole nagu mingisuguseid asju, mida väga peaks siis puhastama. Pigem ikkagi keskenduda peanahale ja see aitab oluliselt pikemana siis säilitada juuksed puhtad ja samamoodi siis ka, et need uued juuksed, mis tulevad või kasvavad, on siis veelgi paremini niisutatud ja toidetud. Et ma loodan, et see vastas Julia küsimusele ja aitäh sulle selle eest, nii et see on väga tore, et sa seal küsisid, sai selle üle veel selgitada. Et see on tihtipeale ka üks asi, mida alati klientidellegi räägin salongis, et väga oluline aspekt silmas pidada. Siis ütleme, liigume siis natukene ka sellise hoolduse külje peale, kus on meil siis Leave-in Repair. Ja see on tegelikult üks ka universaalne ja super hea toode. Et on tegemist siis põhimõtteliselt juustesse jäetava balsamiga. Aga jällegi on ta siis sellises 5-nurkses pakendis, mis tähendab seda, et tal on siis selline intensiivsem, ravivam toime ja seeläbi siis on ta ka sellises kreemias versioonis, justkui nagu maskipudel meil oli, eks ole. Et kui me ennem vaatasime Hydrate'i sarjast Untangled on meil spray versioon, siis see on siis selline kreemias. Aga ta on hästi kerge koostisega, täpselt samamoodi siis sellise selle proteiinidel baseeruv ja ühtlasi on lisatud siis juurde veel keratiinivalk, mis siis aitab ka anda niiskust juustele ja samas taastada läiget ja muidugi ka sellist tugevust. Ja ühtlasi on pandud ka juurde veel jojobaseemneõli, mis siis niisutab rahustades ka samal ajal peanahka ja juukseid, nii et väga vabalt võib seda ka peanahale panna, kui teil on, ütleme, üleni heledad juuksed. Kui on võib-olla seda naturaalset osa juukse juurel rohkem, siis võite juba tunde järgi ka vaadata, et ta on iseenesest hästi kerge koostisega, ta juukseid raskeks ei tee, küll aga kui teil on naturaalsed juuksed siis või selline väljakasv, siis nendel on juba eluolu piisavalt hästi, et saategi rohkem keskenduda siis juukseotstele. Ja selle puhul siis, mis tuleb alati ära mainida või mida mulle meeldib koolitustelgi ära mainida, on see, et mis vahe meil näiteks on üldse sellisel väljaloputataval balsamil ja juustesse jäetaval balsamil. Et oskate kommentaarides mainida äkki. 2 sekundit ootan ise vastamisega. Et tegelikult siis, kui me loputame balsami välja juustest, siis sisuliselt meil see niisutusprotsess ju tegelikult on lõppenud, eks ole. Peale seda me kuivatame juuksed ära, juukseping sulgub ja on siis tehtud see hooldus ära, eks ole. Nüüd, kui me kasutame mis iganes, on see siis seesama Leave-in Repair või näiteks isegi Untangled, eks ole, peale pesu näiteks, kanname juustesse, ta pääseb meil sinna juukse sisse, me kuivatame ta ära, siis tegelikult kõik need niisutavad osad, see nii-öelda raviprotsess või toitmisprotsess on tegelikult oluliselt pikem, kui on see tavalise balsamiga.
et see võib olla kuni 48 tundi meil siis ütleme peale pesu see juuste nii-öelda ülesehitus siis ilma, et jällegi liiga ainekeemiasse läheks, et läheb siis aega peale pesu, kuni juuste selline ülesehitus normaliseerub ja nad muutuvad siis tagasi selliseks, nagu nad olema peaksid. Et võib-olla olete ka tihtipeale tähele pannud, et kui te märjad juuksed kinni panete, eks ole, siis ja kas minna siis magama või panna patsi, siis tükk aega jäävad mingisugused randid ja kujud sinna sisse ja see on täpselt sellepärast tegelikult, et niiskest peast te andsite juustele mingi kuju, nad siis nii-öelda võtsid selle omaks ja kuivasidki niimoodi ära põhimõtteliselt, et see juukse ehitus siis niimoodi toimib, et ta nii-öelda taas ühendab ennast siis sellesse kujusse, mis te annate. Aga jah, selle 48% tunni jooksul ka tegelikult siis need toitumis selline efekt tegelikult kestab veel edasi seal juuste sees. Nii et neil on hästi head asjad, mida kasutada. Ja ühtlasi näiteks saab väga kena sellise lainelise natuke sükse rannatekstuuriga soengu teha, et näiteks panete ohtralt seda Leave and Repairi juustesse ja siis sükse tangiga annate mingisuguse kuju sisse, siis ta on justkui selline lamineeritud, natuke salguline selline soeng, nii et saab ka seda väga hästi soenguteks ära kasutada. Et ühtlasi on ka sellel tootel siis 93 kraadi selline kuumakaitse lisatud, nii et on väga hea siis seda enda jaoks ära kasutada. Siis mõtlen rohkem nende kohta vist hetkel lisada ei ole, kui et meil on ka tegelikult olemas nendest praktiliselt kõikidest asjadest, mis me pakume Kevin Murphy tooteliinis, on ka sellised minid olemas, mis on imearmsad. Ja tegelikult, kui te pelgate kasutada midagi või mõtlete alles, et kas ma peaks või ma ei peaks või ma lähen reisile, praegusel ajal siis magamistoast reisile elutuppa võib-olla, aga ikkagi on hästi hea ka neid tooteid kaasa pakkida trennis, kus iganes siis tulevikus. Et saate ka siit väga head sellise aimduse kätte, kas see toode teile sobib, lõhna poolest, tekstuuri poolest ja kas ta teeb seda, mida on lubatud. Aga sellisel juhul kindlasti, kui te esimest korda kasutate Kevin Murphy tooteid, ma soovitaks tegelikult ka MaxiWashi juurde, mis on siis selline juustekoorija meil. Aitab kõik üleliigse sellise kuhjunud silikoonid või mingid õhus või vees sisalduvad mineraalid eemaldada juuksest, et oleks siis meil selline puhas lõuend, kuhu saavad siis need uued koostisained sisse minna ja siis te saate tegelikult ka kätte selle ehtsa kogemuse, mis on siis see kogemus kasutada Kevin Murphy tooteid. Et kui meil on puhas lõuend all, siis on see palju paremini aru saada. Ma kuulsin, Eliise vahepeal lisandus. Kas oli midagi, mida sa küsida tahtsid? Ei olnud, ma olin lihtsalt igaks juhuks valmis. Okei, vastama midagi veel. Yeah. Väga hea, aga põhimõtteliselt ma arvan, me saime enam-vähem siis oma sellise päeva sellise teema läbitud, mis meil siin eesmärk oli, nii et nüüd on siis kiire küsimuste-vastuste voor, kui need peaks olema veel tekkinud siin vahepeal. Et siis hea meelega võtame küsimusi. Ja ühtlasi tegelikult on ka siin siis see samane, mis arvesse võtta, eks ole, et mida Kaiaga küsis, on ju, et mille järgi valida, et kõiki neid komponente siis, millest ma rääkisin arvestades, juba saate siis oma valiku teha või siis veel ka küsida siis oma juuksuri käest üle, mis tema soovitaks näiteks. See on ka väga hea aeg praegu oma juuksuriga ühendust pidada, sest et kuidas see hashtag oli, et oota juuksur ära, eks ju. Et ja küsida nõu siis oma juustega toimetamisel igapäevaselt. Vot, aga siis, mis me siis, räägime siis sellest auhinnast või? Räägime auhinnast. Räägime auhinnast. Meil on siis välja mõeldud, et me tegelikult teeme isegi 2 auhinda, kuna me oleme kuidagi eriti lahkest tujus. Et ühesõnaga, meil on siis auhinnateks on meil sama Restore, mis on siis puhastav balsam. Ja ühtlasi on meil siis ka selline Hydrate Me Wash, mul on see rins, võt, see toode siis ka välja sellises minisuuruses, et seda mini mul praegu ei ole, aga need 2 on siis sellised auhinnad, mis me siis välja loosime ja need võitjad siis me kuulutame välja oma järgmises laivis, mis on siis teisipäeval. On mul õigus? Jaa, täiesti õigus. Ja teisipäeval me räägime siis sellistest juuste tihendamise ja volüümisarjast, mis on ka väga armastatud. Ja ütleme, volüümisari on siis põhimõtteliselt midagi sarnast, nagu on see Hydrate sari siis, aga ütleme mõeldud siis sellistele
õhukestele habrastele juustele, nii et kui te näiteks antud hetkel täna juba tundsite, et Hydrate Me võiks olla midagi teie jaoks, aga samas te veidikene kardate, et äkki on liiga palju või liiga toitev või äkki teeb raskeks või mis iganes, siis võite julgelt vaadata ka seda volüümisarja poole, et see põhimõtteliselt suht-koht sarnane mõju siis, aga siis väga peenetele ja õhukestele juustele. Aga nagu öeldud, siis kellel on lokid ja ka ütleme õhemad juuksed, siis Hydrate on väga hea siis need lokid uuesti taaselustama, sest et tihtipeale ka sellest kuivusest, mis on juustes, tekib meil see kahu, sest et juuksed justkui tõusevad püsti ja igalt poolt tahaks seda niiskust ja vett saada, eks ole. Et siis, kui te juba annate seda oma hooldusvahenditega, siis nad on taas jälle ilusti laines ja alluvad palju paremini korrale. Nii et jah, ühesõnaga, pikk jutt lühikeseks on siis 2 auhinda ja need me siis võitjate anname siis teada järgmises laivis ja muidugi, kui te praegu ei jõudnud kommentaari kirjutada või te ei jõudnud üldse meie laivi reaalajas, siis on teil võimalus neid kommentaare lisada veel ka siia postituse alla. Et see jääb meil see video siia ilusti ülesse ja jah, küsige küsimusi või lihtsalt pange üks ilus kommentaar teile, kiitke ilmasid midagi. Või pakkuge ka näiteks mingisuguseid teemasid välja, millest te midagi kuulda tahaksite. Ja... Just, Kaia just on kirjutanud meile, et nii tore, mõnus päevane puhkepaus kuulata ja meelde tuletada kõike. See on tore. Väga hea aeg ära kasutada selliseid asju. Ja, et selleks me need laivid ka mõtlesime ellu kutsuda, et olla natukene lähemal kõigile ja samas siis ka omalt poolt anda võib-olla mingeid väikseid trikke, nippe või vastata mõndadele küsimustele, mis osade toodetega võivad tekkida või on tekkinud. Et siis jah, andke nendest julgelt kommentaarides märku ja julgustan ka meie eelmisi laive vaatama, et ma päris palju neid siin nii-öelda tsiteerin, et siis rääkisin sellest ja siis rääkisin sellest, et tegelikult on meil siis täna on siis 5. osa, nii et ennem seda on siis mitu laivi, mida saab vaadata, kus on siis ka erinevad teemad nagu läbi käidud ja kui te üldse ei tea midagi veel Kevin Murphyst ja olete täiesti uus, siis kindlasti soovitan osa 2 vaadata, kus me räägime siis brändist ja Kevin Murphyst endast, et kes me oleme ja mis me teeme ja mis me arvame siis kõigest. Nii et jah, siis sellega vist tõmbaks tänaseks otsad kokku. Ma toon korra Eliise ka pildile, et saame siis koos lehvitada teile. Oota, kui ma näeks vaid. Aga minu poolt ka suur aitäh kõigile, kes te olite täna meiega. Meil oli ka väga suur rõõm teiega see väike tund päevas koos veeta. Ja uuesti teisipäeval. Just, ja teisipäeval siis kell 12 siinsamas Kevin Murphy Estonia Facebooki lehel ja seniks siis olge tublid, olge terved ja ilusat päeva jätku. Tšau!